Taas oleme Martin Jaanusel kaameraga külas, et Martin, sa oled nüüd oma kapi otsast tõstnud alla ühe eriti ägeda sedöövri, et millega siis seekord tegu ja... Nii, loeme karvi pealt portatiivne magnetofon Mria Svet-seeri välja laske aeg 8.68 kood ja maksis 220 rubla. Jaa. Aga mina sain selle nii-öelda tasuta. Ma päässin selle prügikasti minekust. Asi on täiskomplektne. Jaa. Nii. Tegemist omaaegse sangaga. Mis tal häda oli? Tal häda oli ainult see, et toite trafo oli läbi ja lüüdid vajasid ka vahetamist. Siin ma olen teinud ühe ratsionaliseerimise, mis selle maki juurde eriti hästi sobi. Aga no paneme ta sisse, vaatame, mis ta teeb. Võtame välja, paneme käima. Laseb nagu traktor. Ja täitsa töötab, jah? Panen hääle maha. Laseb nagu traktor. Jaa. No sellele eelmisele makile jääb küll natukene alla, aga muidu päris vinge, et siia kuus D-tähega patareid käib sisse ja siis võib mul käe otsas kaasa võtta ja siis karjub. Tea, kaua süksul patareid kestavad, et päris võimsad mootorid ja asjad ringi vedada, et... Kus juures ma arvan hästi kaua. Ta võtab voolu kõigest 160 milliamprit mängimise. Ma mõõtsin üle. Ahhaa. Et venelastel need patareid oli mingi isegi standard, et peab vähemalt 10 tundi kestma. Aga näed, makk ühtepidi kerib, teistpidi kerib. Jaa. Ja isegi... No ühesõnaga said randa kaasa võtta, kui vaja oli. Saab randa kaasa võtta, jah. 2 liit oli kaasas, originaaljuhtmed. No see oleks väga vinge, kui sa praegu näiteks tänapäeval läheksid sükse makiga randa, et... Ei, aga miks ma siuksega pean minema? Inimesed kukuvad pikali, kurat. Ma käin teistsuguse makiga, käin elektrirongis. Ma siis vaatan, nagu lollak. Aga näitan, mis maki sees on ka või? Jah, oleks äge küll, et vaadata korra pilk sisse ka heita, aga selleks peame ta ilmselt lahti kruvima. Selle lahti kruvimine on väga lihtne, sest patareisid tuleb ju ka vahetada asjad. Õige. Käib ainult ühe kruviga kinni. Ongi nii? No vaata, kui läbimõeldud süsteem. Nii, 1968. Otkar Zakkar. Nii. Kus juures muide, siin on plommid. Need plommid võtsin mina. Kas need pappkarp on tal... Sa oled ise pannud selle... Ei, see on originaal. See näitab, et patareid, kuidas sisse käivad. Ja plommid olid siin, et... Aga see on siin minu leiutis. Ma siin üritasin. See on lihtsalt üks konde ja panin siia seinakuubiku, et saaks lihtsalt kuulata, mis ta häält teeb. Siin peaks olema toiteblokk, mille toitetrafos on katkestus. Nii. No see papp on ilmselt see seibiga kinni. Jaa, võtan selle papiga lahti või? No võib võtta, jah. Võtame lahti. Ja siis on üks asi, mida ma tegin, aga mida ma tegelikult ei oleks tohtinud teha. Ma vahetasin inertsist kõik lüüdid ära. Ah nii, aga miks see halb oli? Halb on selles, et ajastu hing läheb kaduma. Ja teiseks on see, et ära vaheta seda, mis töötab. Aga nüüd ma olen juba ümber. Aga kas see heli siis ka muutub? Kui nendest kondekatest ikka väga palju sõltub? Jaa, seda küll, jah. Et tegelikult isegi osad tänapäeva konded on odavad, on halvemad kui... Jaa, no seda kindlasti, jah. Nii. Väga vinge. Aba. Ohohoo. Näete, 60-ndate disaini siin on... Sa oled tõesti kõik kondensaatorid ära vahetanud, ma vaatan, kõik on lääne omad. Kõik on lääne omad. Nii, kusjuures muide, see on transistor, mis ta on B201. Kusjuures arva ära, kui suur on selle transistori vooluvõimendustegur beta. Ei kujuta ette. 4 või 5. Oh, nii. 4 või 5 korda võimendab ainult. Oi, suht vähe, jah? Suht vähe. Ja kui vaadata, kui huvitavad see rihmad siin peale käivad. Mootor on siin. Siin on hirmsad ülekandesüsteemid, mis see on lihtsalt ülekande jaoks hooratas peaaegu peaks ütlema isegi. Päris suur, jah? Väga vinge, jah? Okei, no vähemalt mängib.
vähemalt mängib ja sellise aasta makk, 68. aasta oma vist oli või? 68, jah. Et päris vinge. Aga aitäh sulle, Jaanus, ja järgmise korrani!